Tere! Mina olen Juuli Nemvalts ja täna räägime kinnisvaraarendusest ja selleks on mul siin kaks külalist, Indrek Tarto, Merko Kodud, juhatuse liige ja Scandium arendusest Kalle Aron. Kui te peaksite andma hinnangu möödunud 2025. aastale, siis millise viiepallisüsteemis hinde te annate? Numbrid on siin küll raske välja tuua, et võib-olla ma kõigepealt sissejuhatuseks ütlen, et ma räägin peaasjalikult Tallinnast ja uutest korteritest. See on meie spetsialiteet. Aga võiks öelda, et eelmine aasta oli parem kui üle-eelmine aasta. Ja see kasv on olnud küll väike, aga suund on siiski ülespoole. Ja numbreid on siin võib-olla keeruline öelda. Kui siis võib-olla seda, et Tallinnas müüdi uusi kortereid umbes 1500 tükki. See on päris suur number, aga kuidas on Scandiumil? No tugev selline 4, ma arvan. Eks ma arvan, et siin viimased 5, 6, 7 aastat on ikkagi ettevõtjaid nii palju karastanud, et kohe, kui meil ei ole ei pandeemiat ega mingit uut sõdajalga või maksutõuse ja see kõik ei ole korraga näiteks, siis võiks öelda, et on juba hea aasta. Et kinnisvara mõttes nii ostjad hindavad väga stabiilsust, kui ka tegelikult arendajad, et nad julgeks siis uusi ägedaid asju alustada. Scandiumis me ikkagi täna tunneme ennast suht mugavalt, alustame uusi projekte päris mitmes sektoris. Nii elukondlikku sellist klämmimat suvitusvärki, aga teeme ka ärijooneid ja tervisemaja näiteks ehitame Mustamäel. Kui me nüüd vaatame üle-eelmise aastaga võrreldes eelmist aastat ja nüüd alanud aastat, kuidas teile tundub, kas kriisist väljatulek jätkub? No ettevõtja peab ikka optimistlik olema, et kindlasti ma arvan, et kõik läheb paremaks. Samas loomulikult viimase, ma ei tea, kuu sündmused kuskil teisel pool maailma paratamatult mõjutavad ka meid. Kütus läheb kallimaks, sõda igasugune, mis mingil moel puudutab siis meie koduinimest, siis see suurendab ebakindlust ja kinnisvara ostu juures on nii-öelda kindlustunne väga oluline faktor. Aga kui nagu suurt pilti vaadata, siis mina arvan, et ikkagi käesolevat aastat võib vaadata optimistlikult. Ma arvan, et elu läheb paremaks. Kui praegult vaadata kinnisvaraturul valmivaid ja valminud objekte, siis see on tublisti üle 2000, mille müügiks kulub orienteeruvalt üle 2 aasta. Kas te näete, et mingisugused muutused tulevad, et see müügiaeg läheks lühemaks? No, ütleme siis niimoodi, et Tallinna uusi kortereid tõesti viimase andmete seisuga on 3000, mis on müügis. Nendest 3000 umbes 1000 on valmis ja 2000 on siis kas ehituses või alles planeerimisel. Et see müügi algus või müügis oleva korter alati ei tähenda, et on üldse müügiotsus tehtud või ehitusotsus tehtud, et need on lihtsalt kuskil kellelgi on sahtlis, nad võib-olla müüvad, otsivad kliente, eks ole. Ja eelmised 2 aastat on see number olnud selline stabiilselt 2000, ma ei tea, 600 kuni 700, 800. Nüüd siin selle aasta alguses on see mõnevõrra tõusnud, aga viimased 2 aastat on olnud selline ja turg ei ole kuidagi nagu muutunud. Lihtsalt müügiperioodid pikenevad. Loomulikult mõnel arendajal võib-olla, kelle finantseerimisskeem on keerukam ja on vaja rohkem nii-öelda laenuraha eest intresse tasuda, siis neid see paratamatult mõjutab, aga siiamaani on kõik nagu hakkama saanud, ütleme siis nii. Indrek, nii et ma kuulen praegult ridade vahelt, et mõned firmad võivad panna leivad ühte kappi, halvemal juhul võivad nad lihtsalt pankrotti minna. No kindlasti võidakse nii-öelda leivad ühte kappi panna mingite väiksemate puhul või siis kas või mingeid projekte nagu koos alustada või arendada, et miks mitte. Selliseid asju võib olla. Igal juhul igasugune pankrot on halb ja eriti veel sellisel juhul, kui on reaalsed kliendid mängus ehk et näiteks inimesed on juba korteri ostnud, aga see arendus ei saagi näiteks valmis. Selliseid juhte kindlasti on minevikus olnud ja ma kardan, et ka tuleb tulevikus, aga praegu see olukord ei näita, et see kuidagi mingisugune selline trend oleks või et neid väga palju juhtuks. Kui palju jaksab kinnisvara arendusturg üldse välja kanda neid valminud kortereid? Kui praegult on 2700, kas 4000 jaksab välja kanda? Väga selline
ütleme nii, et Eesti ju tegelikult on väike riik, rahvastik ei ole nii suur, et ma arvan, et siin ongi nüüd vaja arendajatel ise timmida seda, et millist toodet, kuhu kohta ja kui palju. Et pole mõtet, enam ei tööta see, et kui ta on valmis, küll siis keegi ära võtab, eks ole. Ja no me Scandiumis kindlasti ei ole sellised suured nagu sadade ja tuhandete ühingute arendajad, et me oleme pigem valinud sellise nišitee, et me püüame luua selliseid tooteid sellisesse asukohta, et see maht oleks selline, et neil alati see klientuur leidub ja siiani see strateegia on nagu ennast ära tasunud, et võib-olla see ei ole nii tavapärane, kui sa teedki Pärnus sellisest heas asukohas butiikarendust, kus on 34 ägedat korterit, siis Eesti peale ikka need leiame. Raske on see, et kui sa Tallinna ümber kuskil siin lähivaldades sellise tootega konkureerid, kus kliendil pole tegelikult vahet, kas see on nüüd siis 10 kilomeetrit ühes suunas kesklinnas või teises suunas, nad kõik konkureerivad omavahel ja seal on kõige verisem see konkurents, ma ütleks. Õigesti. Nõus sellega. Kalle, siin ongi hea küsida, et mis siis viis selle mõtteni teha nüüd Läänemaal selline sajandi arendus, kui võrta, et enamik on Tallinnas arendused, Tartus, Pärnus ja väga marginaalne osa siis jääb teistesse piirkondadesse. Teil õnnestus ju see arendus maha müüa ka pealinna hindadega. Väga hea küsimus. Ma vastaks nii, et iga arendaja unistus tegelikult on teha mitte ühte kortermaja või kahte ühele krundile, vaid ikkagi arendada nagu piirkonda, kus sa saad luua seda elukeskkonda ja mõjutada seda tervikpilti. Et kui me Haapsalu Marienholme poolsaare omandasime, siis olid see poolsaar oli sõna otseses mõttes raudväravatega suletud kommunismi ajast saadik kogu Eestile. Seal olid vanad lagunenud kalatehase hooned. Kui sa seal jalutad, siis seal saaks mingid selliseid ulmefilmi või mingid muusikavideot salvestada, aga elukeskkond paistis sealt väga õrnalt. Me nägime seal seda maamärki vana veetorni, nägime Haapsalu vanimat ja sügavamat sadamat, aga meil käivitus see filmilint, et kui sa lõpuks ärkad seal merevaadetega korteris, võtad pere kaasa, käterätt üle õla, jalutad 3 minutit, võtad oma uuest nüüd elule ärgatavas sellises sadamas siis oma paadi, lähed teed väikse tiiru seal lahe peal või Österby rannarestorani jäätist või kohvi jooma, et siis itaallased ütleksid dolce vita, mulle meeldib, kui ta Nublu ütleb, et elu parim elu. Ja kui sa sellise keskkonna saad üksi või siis koos partneritega luua, veetorni juurde tuleb kodurestoran, sadam on meil juba ära müüdud sadama arendajale, kes loobski selle uuesti võimaluse, et siis see on nagu mõnes mõttes arenduse siht, kuhu iga arendusfirma mõnes mõttes püüdleb, et see on põhjus, miks me vahel teeme Tartus, vahel Pärnus, et see objekt peab olema päris eriline. Aga nüüd on õige hetk, et küsida panga kommentaari selle sektori kohta. Kui me vaatame kinnisvaraturu dünaamikat hetkel, et siis tehingute arvud jagunevadki umbes selliselt, et 10% tehinguid tehakse uusarendusobjektidega ja 90% ikkagi tehingutest täna toimub järelturul. Uusarenduste hind on võrreldes järelturuga ikkagi nii palju kõrgem, et seda segmenti, kes siis saab osta endale võib-olla Tallinna kesklinnas selliseid üle 4500 ruutmeetri hinnaga müüdavaid korterid, et seda segmenti on pigem vähe. Ja seetõttu siis ikkagi enamus ostjaid täna vaatab järelturu poole. Kogu siis uusarenduste korterite realiseerumise aeg, arvestades tänast müügitempot, et see võtaks aega umbes 2 aastat. Ajalooliselt on see olnud selline 1,2, 1,3 aastat, et hetkel on uusarenduste puhul nii-öelda ostjate turg. Et kui me vaatame üleüldse, kui me anname kodulaene, et kuidas meil täna jagunevad piirkondade lõikes, siis et kuhu inimesed omale kinnisvara ostavad, et seal veidi üle 50% on Tallinn, 25% on Tartu, 7% on Pärnu ja ülejäänud Eesti, ehk et tegelikult uusarenduste turg on peamiselt Tallinnas, on mõningal määral Tartus ja on väga vähe Pärnus. Et ülejäänud piirkondades pigem on uusarendusturg selline, ma ei taha öelda olematu, aga väga tagasihoidlik.